nii kena. Mõni igal siin lähedal juba. Jaa, see on sealpool. Siin on üldse ümberringi hästi palju. Kirik on ja seal on veel meil see sotsiaalmaja, apteegimaja, seal on lasteaed, et hästi palju ja mõis jääb see sinnapoole kilomeeter. Et nad on täna vist muidu kinni, jah? Vaatame. Oi, tere! Tere tulemast Kõppu. Astuge edasi. Jaa, lähme sisse. Olete juba meid ootamas, jah? Väga tore. Tere tulemast vaatama meie jõulu erisaadet. Meie oleme 3 maakonna konsultandid, vabaühenduste konsultandid Viljandi, Jõgevamaa ja Järvamaalt, Kersti, Kätrin ja mina olen Maile. Me tegeleme siis igapäevaselt vabaühenduste võimestamisega, aitame neil areneda ja nende organisatsioonidel kasvada. Me oleme neid veebikoolitusi ja podcast'e teinud nüüd juba 3. aasta. Ja meil on päris hulk selliseid praktilisi talgulaadseid veebitöötubasid ja ka podcast'e, kus me oleme erinevatel siis teemadel oma põnevate ja huvitavate külalistega arutlenud. Ja neid kõiki saate järele vaadata, nüüd jõulude ajal on kindlasti vaba aega rohkem, et teleka ees istuda või arvutiekraani ees ja saate vaadata neid siis maakondlike arenduskeskuste veebikanalis. Meil on seal kogukondade veebikool ja seal on kõik meie siis salvestused üleval, et saate neid järele vaadata. Ja täna on siis jälle 3 konsultanti köögis. Eelmisel aastal tegime sellega algust ja täna me oleme siis sattunud Kõppu, mis on ka minu kogukond. Ja seda, et me neid podcast'e teha saame, siis meil on toetajaid vaja ja meil on hea meel, et meid on läbi nende aastate toetanud siis Euroopa Liidu meetme aktiivne piirkondlik ettevõtlus ja elukeskkond, Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator ja nende siis ettevõtlike kogukondade programm, nii et aitäh neile. Ja me saame veel pool aastat nende toetusel oma siis tegevust jätkata. Siis vaatame, mis edasi saab. Siis vaatame. Ja, aga Kõppu on meil siis täna ja eelmisel aastal me tegime 3, olime Türi kogukonnas, Konnamajas, tegime enda jõulusaate ja tegime seal 3 süüa ja täna ka mõtlesime, et me teeme midagi maitsvat, et siin Kõppu naised on ettevalmistusi teinud meile ja ägedaid retsepte välja mõelnud, et ei oleks ainult siis klassikaline hapukapsas ja verivorst laua peal. Et täna me oleme Sooma meiereis ja tulime külla siinsele pererahvale. Meil on siin Anari Roosvee ja siis meil on Maimu Nõmmik, kes on siis Kõppu külade seltsist. Et kohe kõik saavad ennast lähemalt tutvustada, aga kõigepealt mõtleks, mida me siis kõige esimesena tegema hakkame. Täna. Me tahtsime teid tervitada siin vahva joogiga. Joogid on meil juba laua peale ritta pandud, et Maimu salaretsept väljamaalt. Mis sa siia sisse panid? See on Puerto Ricost pärit ja selle retsepti nimi on Coquito. Aitäh! Ja see on siis sarnane selle Inglismaal ja Ameerikas, Kanadas joodava eggnogile, ehk mis on siukene munajook. Aga kuna mina olen tekitanud allergia muna vastu, siis ma pidin leidma alternatiivis. Ma leidsin selle, et siin on siis kookuspiima, kookuskoort, siis on kondentspiima ja siis peaks olema ka kondentspiima. Üks on suhkruga ja üks on ilma suhkruta, aga kui seda ei ole, siis saab toidu selle koorega nagu asendada ja siis lähevad siia maitseained, muskaat ja vanilje
ja siis Kaneeli. kaneel oli jah, kaneeli läheb ka siis niimoodi. See on nii Ja siis- maitsev. Ja muidugi on vaja siia, väga hea. et meil on praegu ilma alkoholita variant, et alkoholivaba rummi panime siia, aga muidu tehakse seda tavalise rummiga niimoodi. Ja paneme pärast retsepti ka teile vaatajad, et siis te saate ise ka seda maitse, see on Aga tõesti siis väga see on hea. tõesti väga hea. tervitused, head 3. adventi. Jääb 3. adventi. Kuulge, aga midagi süüa tahaks ka ja ma tean, et Anaril on siin ühed ägedad croissantid. Mis need sul siin Jaa. on, et sa teed töötubasid ka nendega? Ma siin mõne töötoa olen ka meiereis teinud, aga muidu meil on siin niisugune väike kodukohvik. Aga kuna on jõuluaeg ja siis kapsas käis juba läbi, et siis me teeme võib-olla sellise toidu, kus me kasutame neid traditsioonilisi jõulumaitseid, ehk siis meil on siin pohlamoos ja praekapsas, aga me paneme selle croissanti sisse. Et see on hästi lihtne, aga hästi niisugune eriline toit. Et mul on siin, ongi üks niisugune pärmilehttaigen juba nagu natukene võib seda niimoodi laiali rullida. Ja siis tegelikult see on siuke väga lihtne, et tuleb võtta lihtsalt moos. Meil on siin selline toormoos, mis on hästi peene tekstuuriga, aga ükskõik millise moosi võib siia rahulikult laiali määrida. Kas see peaks olema siis pohla või Kas pohla või jõhvikamoos ja midagi sellist, mida ka võib-olla paneks verivorsti kõrvale. Midagi hapukat. Midagi hapukat pigem jah, et see nagu, ta annab esiteks ilusa värvi ja noh ka mõnusa sellise hapu maitse. Seda saab ära kasutada, kui tavaliselt jääb pohlamoosi Purgipõhjad jäävad üle, ei tea. Ja purgipõhjad jäävad üle, siis Aasta lõpus saab seda. ära Jah, kasutada. või ka näiteks peale juba jõulupidustusi, kui ongi natukene jah, moosi kuskile kappi jälgi jäänud, et siis võib veel jaanuaris teha, et natukene jõulu meenutada. Ja need väga hästi säilivad ka. Kas seda saaks ka mulgikapsaga kasutada või? Ja, muidugi. Ja siis on meil see täigen siin moosiga ja siis sellest tuleks lihtsalt sellised nii-öelda silma järgi, mina lõikan sellised kolmnurgad. Kui on siuke rull, pitsarull, siis sellega on väga hea teha. Aga kui seda ei ole, siis võib julgelt võtta ka lihtsalt noa ja saab lõigata. Et selles ei ole jah midagi keerulist. Ja siis meil on siin siuke praekapsas. Ja siis lihtsalt seda paneme siia niimoodi nii-öelda selle taigna laiema otsa peale. Ütleme ühe siukse teelusikatäie. Nii. Ja siis ma näitan siin mõned ette, siis mina saan siin neid rullida. Ja siis lihtsalt rullime selle siit jämedast otsast alates kokku ja see liite koht, et jääks alati niimoodi pannil nagu põhja alla, et ta lahti ei tuleks. See näeb väga kena välja. Ja siis sellised, ta on siukene mõnus jah, natukene teistmoodi, aga samas hästi jõulumaitseline. Amps. Aga sul on siin kodukohvik, Anari, et sa, kuidas siin läheb, et sa ei ole väga kaua ju siin meil olnud? Ja meie pere on siin kogukonnas nüüd varsti juba 2 aastat. Aga ütleme, elanud oleme siin 1,5 aastat, et me kolisime Tartust, tulime linnast kogu perega ja otsustasimegi, et nii-öelda me ei ole veel maal elanud, ja kuidagimoodi me lihtsalt sattusime tegelikult täitsa juhuslikult siia Kõppu. Ja miks me siia sattusime, ongi see maja, et me oleme siin vanas meierei hoones ja see hoone lihtsalt siin tee ääres oli nagu mind eriti, ka natukene minu abikaasat niimoodi terve elu kõnetanud autoaknast mööda sõites. Ja siis, kui me otsisime omale siis seda kohta, et kuhu maale kolida, siis lihtsalt oli see hoone täpselt müügis ja noh, siis nii see läks, et see on lihtsalt jah, tegelikult täiesti juhuslik lugu, et meil siin selles kogukonnas me tegelikult nagu kedagi varem ei teadnud. Aga kohvikuga on päris hea niimoodi, et inimesed saavad uksed sisse astuda ja Maimu, sina ka ju tegelikult oled siin. Ja ma olen ka suht uus, et mina olen siin nüüd kuskil 5 aastat ja ma tulin ka ja sattusin ka juhuslikult siia. Et sõpradel oli vaja abi oma selle pärandatud taluga ja nii mina sattusin siia
niimoodi ja Covid aitas seda kaasa niimoodi, et siis ei tahtnud linnas olla enam, siis mina tulin Tallinnast. Ja sul on ka seal ju see majutus. Ja, mul on see Raistika puhketalu ja seal on siis majutust ja siis seal saab üritusi ja pidusi teha ja ka kõik. Et on isegi purmad olnud seal. Aga Maimu, sina tegutsed põhiliselt siis külade seltsis, Kõpu külade seltsis. Ja vabatahtlikult jah, et selles mõttes, et igapäeval on ikka nagu palgatööd vaja ka teha. Aga mina olen külade seltsi juhatuses. Millega selts tegeleb? Mis te ägedat teete? Me oleme praegu proovinud niimoodi taas nagu siukest kogukonna tunnet tekitada ja tegevusi teha, üritusi teha, kus inimesed nagu tuleksid kokku, et me alustasime traditsioonist kinoostutega. Et teeme neid siis kuskil korra kuus niimoodi, et talvel on nad siin meie reis olnud ja siis suvel on nad olnud siis minu juures rehe all niimoodi, et siukene poolõue kino. See on väga tore rehealune tuleketikesed seal kõik ja see oli meil selline traditsiooniline tõesti see kinoõhtu, et me oleme neid teinud ka ju selles mõisas. Mõisas ja te midagi õues tegite ka kunagi. Ja õues oleme ka teinud, jah. Katrin, sina oled ju ka Kõpust pärit või? Ja. Elad ju Kõpust? Ja. Ta oli enne mind oli ta Kõpu külade selle seltsi juhatuses. Siis see oli naisselts. Jah, ta oli ennem oli Kõpu naisselts ja siis mõned aastad tagasi muutsime nime ja põhikirja, et oleks avatud ka meestele. Sest me tahtsime nagu, et see oleks rohkem nagu kogukonna niimoodi selts, mitte ainult siukene käsitööring. Aga ei, meil on plaanis teha ka niimoodi siukseid erinevaid seminare ja töötubasi ja no lihtsalt nagu võimalusi nagu kokku saada, et talvel on nagu siukene pime ja hall, et tahaks teha siuke stitch and bitch, niimoodi nagu öeldakse, et igaüks tuleb oma käsitööga kohale ja siis saab juttu ajada. Teen ühe miniga. Ja siukseid tegevusi, aga nüüd, kuna me saime selle teie korraldatud hackathonilt, mis me noortega käisime, tegime sealt selle projekti, et me tahame neid kiike teha siia üle küla peale. Ja siis kirjutasime projekti koostöös niimoodi ja saimegi rahastust välismaalt niimoodi Euroopa rahasi. Et hakkame jaanuaris hakkab projektiga pihta ja siis loodetavasti järgmiseks aastaks on juba mõni kiik üleval, aga muidu ma arvan, et see läheb mingi 2 aastat, kui meil kõik kiikud valmis on. Ja räägi sellest Kiigu projektist natukene lähemalt ka, et see mõte on ju hästi tore, mis on ka väljastpoolt inimestele. See mõte tuli sellest, et üks meie noortest, niimoodi kellega me sinna hackathoni läksime, rääkis, et noortel ei ole kohta, kus koguneda ja nad tahab, et vanasti olid kiiged ja külakiiged ja siin meil ei ole praegu enam. Ja et lasteaiakiiged on liiga väiksed, et tema muidu see üks tüdruk käib meil seal kiikumas, aga tema nagu hästi pikk ja need kiiged on seal väiksed. Ja siis tekiski see mõte, et 10 erilist kiike Kõppu. Et inimesed saavad tulla Kõppu ja kiigata Kõpu kiike. Et mõte on, et me tahame siia Meierei juurde panna mingi sukse erilise kiige, mis tõmbab siis turistid teelt maha. Et siis me loodame siis laululava juurde panna suure külakiige, et siis see oleks nagu rahva kogunemiskoht. Aga samas me tahame nagu väiksemaid kiike ka niimoodi, et oleks nagu näiteks Sotsmaja ees oleks mingi diivankiik, eks ju, kus inimesed saavad istuda ja juttu ajada ja siis kooli juurde võib-olla ka mingi vahva kiigu, et just kohad, kus inimesed saavad koguneda ja juttu ajasi, et siis nagu jätkata vana traditsiooni, mis kiiked ole, kus oli kogunemiskoht ja jutuajamiskoht. Jah, nagu vanasti piimapuki juures käidi sama. Kiiged on lemmikud. Teil on hästi vahva mõte see, et kõik ei ole sellised traditsiooniliselt suured nagu külakiiged, vaid nad on erinevad, sõltuvad sellest, kuhu ta tuleb, eks ju. Just, et meil on üks mõte, mis me loodame, me saame realiseerida on, et bussipeatuses oleks kiik ja et kui see liigub, et see paneks nagu mingi muusika käima. Et seda me peame nüüd nagu, kuna me nüüd rahastust saime, peame see nüüd mõtlema, kuidas me seda teostame. Et aga mingi liikumisanduritega siis mingi vana rahva laul, mis ei enam autorikaitset ei nõua. Et midagi siukest niimoodi, et siis oleks nagu vahva inimestel, kes ootavad bussi, et see oleks nagu üks ja siis mõte oli see ka, et me kaunistame kõiki neid kiike siis siukeste vanaaegsete nagu kaitsemärkidega.
et siis see teeks nagu need ka eriliselt, et nad ei oleks lihtsalt niisama puiduskiik, vaid et oleks midagi, mis teeb seda eriliseks ja teismuidu. Kui tore. Et Tanalil on ka mõtted, et kas siia teha mingi karusselli moodi või mingi ja üks karussell siin ju juba eks on. me peame mõtlema veel täpsemalt jah, et aga kiik on siuke universaalne asi, et nagu väikesest lapsest kuni vanade inimesteni, et kõigile tegelikult on kiik nagu väga meeldiv. Ja kuulge, aga meil läksid need saiakesed ahju, mis me järgmisena teeme. Järgmisena me teeme sama. Nii, Maivo, nüüd on sinu juhendamine, jah? Ja see on nüüd... Võtta platsi. Et see nüüd baseerub selle salati peal, mis minu vanaema kunagi tegi jõuluteks alati. Et siia siis meil on siis rohelist, et siin on praegu spinatilehed, aga seda võib ka teha jääsalatiga või lehtsalatiga, kuidas iseenesest kellelgi maitsed on. Ja siia me paneme siis need purgi mandariine. Paneme need siia sisse. Ja siis me paneme natuke kuivatatud jõhvikad siia. Nii. Ja siis me paneme veel lisame siia neid mandlilaaste. Ja siis segame ära, kes tahab segada. Kas siia mingisugust õli või midagi? Jaa, ja paneme kaste ka peale. Kaste on siin. Kaste on siin servas. Ja aga sega natukene ennem ära. Ja siis... Ja mis seal kaste sees on? Kaste sees on siin oliiviõli, siis apelsiini kontsentraat, apelsiinimahla kontsentraat või nektar, niimoodi siukene kange peaks olema, et annab rohkem. Siis oli sidunimahla, õunaäädikat ja siis natuke soola, natuke suhkrut ja mooniseemned. See on huvitav, et tavaliselt meil mooniseemneid ma ei ole kuulnud, et pannakse kasvu sisse. Minu vanaema oli selline natukene kurmand niimoodi, et tema õppis Tallinnas seal mingi tütarlaste gümnaasiumis ja siis kokandus oli üks nagu see suurem eriala seal. Ja et temal oli alati siuksed natukene erilised teistmoodi toidud, niimoodi siuksed hästi mõnusad. Tõstaks nii, et natuke seda mandariini ja need asju on siin üleval. Meil on neid rohelisi siin vist natuke rohkem kui... Ja neid tuleb siin. Mandlaid võib veel juurde. Kaste võib-olla teeb ka. Ja paneme siia juurde. Natukene veel, et siis oleks rohkem. Igaüks saab pärast ise. Aga meil on veel siin ju traditsioonilisi sündmusi, et millega teie olete siin, mis teile hinge on läinud, et nendest meie Kõpu traditsioonilistest sündmustest, et millega teie siin kaasa? Kui meie siia majja siis tulime, siis meil oli kohe see plaan, et me üleval korrusel elame ise oma perega. Aga et see esimene korrus siis on nagu selline nii-öelda avatud kõigile, et nii kohviku külastajatele kui ka üleüldiselt kogukonnale. Ja siis selle nii-öelda nagu majaostuga tuli ka kaasa ikkagi see, et siin maja ümber on olnud nagu alati kevadlaat ja sügislaat ja siis me nüüd oleme nagu selle tegevusega siin jätkanud, et laatasid korraldanud. Aga siis jah, külade seltsil veel on ju jaanipäev on kindlasti, mis siin kogukonnale korraldatakse. Ja siin Kõpus on ju ka pizzafest, mis on ikkagi siukene nagu kõige suurem. Ja hästi vahva, et sel suvel nad olid siin teie õue peal niimoodi iga nädal. Jah, et siin sai ka jah pizzat süüa ka pizzafesti välisel ajal. Äkki räägite, mis see pizzafest on? Et iga üks tuleb teeb ise pizzat või... Saab ka nii. Saab ka nii tegelikult, jah. Et pizzafest sündis siis sellest vist, et nad leidsid seal mõisas need mingid Itaalia pildid, seinamaalingud. Ja siis see andis inspiratsiooni Itaalia pärast asju teha ja siis nad korraldasid, see oli sinu aeg, et mis korraldasid need... Mina ka veel siis siin ei olnud, aga... Pizzaahjude... Ja see oli siis enne seda kurikuulsat COVID-i aega, kui me tegime siis pizzafesti suuremaks ja tegime pizza ja pasta töötoa tegime ja siis tegime veel pizzaahjude meisterdamise töötoa just lihtsalt sellepärast, et teed oma ahju valmis ja saad tulla sellega siis pizzafestivalile müüma. Et jah, need olid küll jah. Aga nüüd oli eelmine aasta oli juba mingi 4-5 erinevad pizzategijad olid kohal, kes tegid lisaks selle ja Kõpu oli see aasta oli ühe oma ahjuga väljas, aga mõni aasta on isegi 2 ahjuga välja olnud, kui need teisi tegijaid on vähem. Et tegelikult mõlemad ahjud olid väljas, aga üks ahju oli kellegi teise kasutuses. Ja siis sealt käib, siis on mingi bänd on alati ja siis on alati on üks kokteilitelk niimoodi, kes pakub kokteile. Ja siis on lastele on mingid erinevad batuudid ja mänguasjad, et see on nagu terve pereüritus. Ja siis
inimesed tulevad igalt poolt, päris palju inimesi, minu meelest ikka mitu tuhat inimest käib läbi päeva jooksul ja võtab sealt piitsat ja väga maitsvad piitsad on neil ka. Kas on mingi kõpu eriline oma see pitsa ka või? Meil on... Mis on teile omane nii-öelda kõpule? Ma ei teagi, mis see kõige populaarsem variant seal on, et seal on niimoodi, et igaüks saab ise valida need koostisosad peale lähevad. Et ainukene asi, et nad ei tee seda pärmiga taignat, et nad teevad ilma pärmita taiget. Et kuna lihtsalt, et kui on vaja vahetavalt kiiresti juurde seda taigent teha, et siis pärmitaiget nagu peab istuma. Et nad on leiutanud siukse taigna, mis on nagu ilma pärmita. Et aga ei, neil on väga head piitsad. Aga meie reis on küll siin kõpu erijook. Ja meie reis saab cappuccinot. Et kuna meil siin tegelikult Kõpus on ka ju suur piimafarm, et kus on vist üle 1000 lehma, eks ole. Et siis siin jah, et farmis saab täiesti igapäevaselt kohalikku piima tuua ja siis meie kõrge protsendiga head rammused piima. Ja siis jah, meie teeme siin nagu nii-öelda cappuccino asemel siis cappuccinot, et see on niisugune nagu tore. Jah, see on meil ühe kohaliku keraamiku välja mõeldud sõna, et niisugune jah. Et tema teeb ka meile cappuccino tasse ja siis on nagu... Et aga selles mõttes, mis on hästi vahva siin ka, et lisaks sellele nad teevad korraldada neid igasuguseid üritusi siin, eks ju, et just oli see keraamika töötuba siin ja filmiõhtud, mis me teeme ja siis esimene advent oli hästi vahva, oli siin teie nagu kaasabil tehtud. Aga et siin saab ka osta niimoodi, lisaks need cappuccino särgid ja asjad, aga siin on siis muud kohalike nagu tooteid müügis, kiriku asju ja mingid siuksed nii erinevad. Jah, natukene selliseid nagu kohalikke väikseid tegijaid jah, et toetame ja ühtlasi see annab ka meie kohvikule sellist nagu meeleolu juurde, kui siin on mingid toredaid tooteid. Ja sul on ka galerii avatud siin. Ja meil on ka siin kunstigalerii, et jah, et meil on siin natukene nagu suurem ruum veel siin taga ja seal on siis erinevad maalid, et hetkel on muidugi minu enda maalid seal üleval, aga jah, et erinevad kunstnikud siis Eestist, et saavad oma tööd jah siin näidata. Et suvel meil käib ikkagi päris palju rahvast ka läbi, et kuna me oleme siin suure tee ääres, et jah. Ja te olete ka veel turismipunkt siin. Ja me oleme ka turismiinfopunkt siis, kuna me oleme siit tegelikult siis nagu Viljandi poolt tulles ka nagu väravaks Soomaa rahvusparki. Jaa. Väga põnev, väga palju tegevusi ja tegemisi, et tõesti. Aga meil on üks asi veel, mida me tahame teha. Ja see on minu meelest väga äge. Aga kes meid juhendab? Kes teeb? Kes teeb? Maile juhendab. Maile teeb. Ja keegi peab juhendama meid. Siin on see juust on vaja lõigata pooleks ja siis sektoriteks. See on siis valge hallitus. Kuidas me selle lahti saame siit? Me teeme sellised. Jah, ta tuleb lihtsalt siit nagu pidi. Aga ruume on ju siin veel, et tegelikult siin meie reis saab toimetada ja üle tee on kohe apteegimaja. Ja üle tee on apteegimaja. No seal me praegu hetkel ei tea, et me loodame, et me saame seda, praegu me saame, selts saab seda praegu kasutada ajutiselt, aga me ootame praegu natuke permanentsemat lahendust, et me hea meelega loodame, et vald annab see meie kasutada, et siis me saaksime seal nagu natukene rohkem toimetada või pikemat perspektiivis plaane teha, et aga me tahame seal jah koolitusi teha ja koos viibimisi teha ja unistus on meil teha nagu niisugune kogukonna köök, kus kui keegi tahab midagi suuremat teha, näiteks vorstitegu, eks ju, mis üldse, et siis saab sinna kokku minna, et ongi me... Et saab ka müüa pärast enda... No kas müüa või lihtsalt niimoodi, et tulevad kokku ja teeme koos, eks ju. Et praegu ongi jah, et me koguneme minu juures järgmine nädal, et vorste teha siin ühe väikse kambaga. Ma ei teagi, nüüd neid tuli 6 lõigata, aga vaata, aga kuidas ma lõikan 6, eks, et see on midagi nii. Ei, mitte pooleks, vaid et üks niimoodi. Ikkagi pooleks alguses. Ikkagi alguses pooleks. Ja alguses pooleks, jah. Sest muidu ta ikkagi ei... Siis tuleb 8, aga tuleb 8 siis. Jah, sellised pisemad, aga... Ja siis on veel ka siin käe-jala juures on ju kirik. Ja, kirik on ja seal on Hedi, toimetab mõnusasti. Ja neil on seal, just oli 200 aastapäev
niimoodi, et siis oli suur kontsert ja siis neil oli seal pööningul, nad on teinud selle pööningus niimoodi siukse vahva nagu muuseumi pinnaks, kus on erinevad asju. Siis oli ka tahvel avati nende langenutele, kes Vabariigi sõja ajal langesid siin Kõpu kandist. Aga siis veel, ja siis kõrval nad arendavad praegu siukest pastoraati või kirikumaja sinna kõrvale, kus siis nad saavad siis oma kogudusega asju teha ja lisaks vist mingid korterid või majutust teha ka. Et, aga selles mõttes on nagu vahva, et me oleme nagu kõik siin üksteise lähedal. Sul on Kõpu külade selts. Mitme küla peale siis koos on? Ja siin on, mis siin külad, see on endise Kõpu valla külad. Et liikmeid on meil siin nii Suksist kui ka Punakülast. Et nagu siit mingi kandi, et me tegelikult soovime endal liikmeskonda kasvatada. Et siis me saame paremini nagu esitleda seda meie küla liikmeid niimoodi. Pange taldrikule. Ja niimoodi sobib ka. Nii sobib ka? Jah, sobib. Jaa, aga me paneme siis mett peale määrida. Ja see mesi on meilgi siit samast Suksi külast pärit, et minu sõbranna Salli ja meie sõbranna Salli on selle perenaine seal ja siis nad teevad siis Sankt Karjamaa talu ja nemad teevad siis mett niimoodi. Ja tegelikult see mesi on vist korjatud nagu minu maa pealt, et see üks taru oli minu maa pealt vahepeal, et sel suvel. Et siis jah, meie sisse tuleb torgata see juust, mis on lõigatud siis kuusekeste kujuliseks. Me kasutame siin veel neid küpsis. See on see, kuidas neid nimetatakse? Soolapulgad. Soolakõrsikud, jah. Ja siis, mis seal teises kausis on meil? Pistaatsia pähkel ja kuivatatud jõhvikad. Hakitud, jah. Hakitud, jah. Hakitud peenemaks. Juurde panna ka, jah. Ja siis kastame sinna sisse. Arvan, see lusikaga töötas paremini või siis seal taldrikudele sinna poti sisse kasvamine, siis on liiga. Aga meie selline igapäevatöö suur osa on nüüd ka nagu selle häkatoniga. Me siis tegime sellise Jõgeva maaga koostöös noorte ja kogukondade häkatoni, kus siis teie ka ju osalesite. Meil oli seal kokku 8 kogukonda, et kuidas teil siin nüüd selle noorte kaasamisega on, et sinul on ka noored kodus ja nad käivad koolis, kui hea meelega nad tulevad sinuga siin asju tegema? No minu noored on ühtepidi võib-olla veel liiga väiksed, et mingis päris nagu korraldustes kaasa lüüa. Ja teistpidi meie oma siis noored või lapsed tõime linnast maale, et nad veel endiselt harjuvad sellega, et nad siin maal elavad ja et nad praegu nagu löövad rohkem linnategevustes kaasa endiselt. Et see veel jah vajab. Aga midagi ikka selles mõttes on noor 7–26. Et samas nad on nagu näiteks kui meil on siin laat olnud, siis nad on siin minu tüdrukud näiteks on teinud kepphobuste sõitmise raja siin tegid kevadel ajal, nii et selles suhtes nad ikkagi selliseid natukene tegevusi teevad, et. Aga selles mõttes, et seda Kiige-projekti niimoodi, see sündiski seal Häkkestaanis, et seal need noored niimoodi nagu aitavad kaasa, et üks noor praegu mõtleb välja ja proovib saada siis niimoodi täiskasvanute käest nagu tuge, et kuidas tehniliselt teha, et mingi Kiige seal järve ääres siin. Ja see on ka üks suur projekt, mis on ju tegelikult kogukonnaga. Et me tegelikult soovime neid ka kaasata teatud määral niimoodi, eks me mingid ülesanded anname neile, mis on nendele kasutatavad või toimed, mida nad saavad teha. See on meile siin nagu väga oluline ikka, et me nagu proovime neid noori nagu igatepidi kaasata, et see nagu et kui meil siin noori ei ole ja lapsi koolis, et siis meil ei ole ka seda kogukonda, mida siin arendada, et see on nagu. Aga selles mõttes meil on ühed noored, kes käivad meil abiks nende laatadel niimoodi, kui külade selts teeb kohvikut ja mis on hästi vahva ja nad on käinud, noored on meil käinud abiks ka seal kinoõhtul niimoodi kohvikut tegemas ja selles mõttes, kui me selle apteegi majal on meil võimalik seda kasutada, siis noored tahaksid seal endale nagu väikse noortetoa teha, et need, mis saaks nädalavahetusel ja siis õhtuti niimoodi siis, kui see valla noortetuba on kinni, et kasutada.
et noh, kui sa annad neile kohustusi ja võimalused, siis nad tegelikult tavaliselt teevad nagu väga vahvaid asju. Jaa, aga Kersti ja Maile, Järva ja Jõgevamaal on ka ju, meil oli siin sellest kogukonna köökidest juttu, seal on ka ju toredaid kogukonna kööke, et võib-olla isegi Kõpu rahvas tahaks minna vaatama kuskile. Mis tehakse? Meil on Vaiatu külaselts ja Vaiatu külaseltsil oli kogukonna köök juba, ma pakuks 10 aastat äkki. Me tegime selle KÜSK-i arenguhüppe toetus oli ilmselt see. Et KÜSK-i toetusega tegid omal külamajja sellise täitsa korraliku köögi ja see tegutses siiamaani. Aga nüüd, kuna meil on see Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 3 maakonna peale, siis Järva, Viljandi, Jõgeva. Ja seal on meil selline ettevõtlike kogukondade programm, mis toetabki just siis vabaühendusi või kogukondi, kes tahavad mingi oma toote või teenuse välja arendada ja sellega siis nii-öelda tulu hakata teenima. Ja Vaiatu kogukond tegi siis seda, et läksid nii-öelda pooldusid, et külaselts jäi tegema siis selliseid külaseltsi üritusi ja köök tegi siis omaette MTÜ, tegutseb nüüd Vaiatu köögina ja seal on väga tore eestvedaja Airi, nii et tervitame Airit ja tegutseb nüüd siis köögina ja korraldabki näiteks siin selliseid nagu temaatilisi õhtusööke. Saabki näiteks tulla ja mingi riigitoitu siis maatoitusid proovida või siis on tavaliselt mingisugune selline ansambel esinemas ja sinna saab osta siis nii-öelda pileti kogukond ja laiemalt, kes huvi tunnevad ja see köök tegutseb edasi, aga nüüd siis juba omaette ja külaselts teeb siis oma üritusi omaette. Nii et nemad on 10 aastaga sinnani arenenud. Meil vahepeal tuli siia sööki tegema ka teie pere kõige väiksem liige. Meie pesamuna kohviku maskot. Päriseb, tahab vist ampsu. Või need näevad väga maitsvad välja. Mis siin peal kõik siis on jälle? No, me siin natuke sellega oleme kõige rohkem hädas vist, et me natuke oleme puusse pannud, aga mesi, pistaatsepähklid, jõhvikad, hakitud ja siia võib panna veel peterselli, oli vist originaal retseptis ka. See annab mõnusat värvi juurde. Jah, et see annab nagu rohelist sellist kuusepuu värvi juurde, aga meil on need rohelised pistaasiod, mis teevad selle ka ära. Ja siia võiks ka teisi pähkleid panna, äkki oli pekaanipähklid või olid mingid muud pähklid. Nii, et me vahepeal nagu teeme seda, mida köögis võib. Koduköögis võib, aga ta teistele süüa tehes ei ole ilus. On väga maitsev küll. Maitse on väga hea. Kas me nüüd oleme oma toitudega jõudnud vist lõpule? Oleme vist küll, jah. Jaa, tundub, et meil on valmis salatsai on ju. Võiksime katta siis laua ja teisi külalisi. Ja vaatame, kas meile tuleb keegi külla ka veel. Kohalikke. Aga hakkame lauda katma. Jah. Ja nii, söök on nüüd meil valmis. Meil on kogukonnaliikmeid siia veel natukene lisandunud. Et ühed uuemad, ühed vanemad olijad. Et võib-olla saame siin kõigepealt tuttavaks, et Salli, kaua sina siin oled elanud juba? Mina olen elanud umbes veebruarist 1999. Juba vanal tuhandel, vanal aastatuhandel. On su juured siit pärit kuskilt? Ei ole. Järva ja Virumaalt juured. Ja esimene pool elust olen ma elanud Tallinnas. Nii et ma olin täpselt see, kes ujus vastuvoolu tol hetkel, et siis kui kõik, kellel vähegi lehmalellepoeg Tallinna pool oli, siis kõik liikusid nagu sinnapoole ja siis mina olin see, kes ujus täpselt vastupidi ja siis ma olen selline veider. Miks sa kolisid? Ja siis ma hullu võtsin veel loomad omale, lambad ja oli siuke imelik. Oota, kolisid linnast või? Tallinnast. Nojah, siis vist palju peab küsima, et tegid elumuutuse linnast maa. Nojah, ma tegelikult olin õppinud ka agronom talujuhiks, nii et nagu linnas hakkas juba see maaelu. Jah, ma olen tegelikult terve oma 21. eluaastat ka elanud vaheldumisi linnas ja maal. Ja siis meil on veel siin Märt
ja Tui. jah. Kuidas teie lugu siin hästi lihtne tegelikult. Kui lühidalt, mitme minutiga? Ma võin 1 minutiga, ma teen 1 minuti. Lifti kõne. Lifti kõne, et see, meil on hästi lihtne 2-nädalase Tuiga kolisime, eks ju, et noh, sarnast vist nagu Salliga siis ja nagu Roosetega linnast maale, et noh, mind väga mõjutab selline teema, et ma väga kujutan ja unistan, et maal on elu võimalik ja noh, ütleme niimoodi, et 4 lapsega linnas tegelikult sa oled natuke võõrkeha ja kui vähegi sa suudad omale maaelu lubada, et meie oleme profiilis need, kelle jaoks on maaelu suhteliselt uhke luksus, et paljud ei saa seda lubada, nad peavad kas siis pendelrännet tegema või tööle ja kuidas iganes, et meie oleme need, kes saame lubada omale maaelu. Jah, see on ikka kallis, jah. Kallis lõbu, ütleme niimoodi. Ta on ressursimahukas, ta nõuab ka nii-öelda aega ja autosid ja kõike muud, et ütleme, jah, see. Jaa. See on lühidalt. Jah. Ja selles mõttes sina ju oled ka seltsitegevustes toimetanud ja Salli on nüüd seltsi juhatuses, on ju? Uus värske juhatus on nüüd alles hiljuti valitud, nii et. No varsti juba aasta aega, kevadel ju. Ja. Varsti juba vana. Varsti juba vana, ja hakkab sinna keskeale. Mis plaanid teil on uueks aastaks seltsiga? 2026 nüüd uus aasta. IG-projekt on meil ja siis on IG-projektiga on seoses, tuleb siis terve hulk seminare, et mis on siis, et naisi ja noori just innustada ettevõtluses ja siis seal oli neid tehnika teema veel. Tehnika teema oli seal ja siis loodus niimoodi kaitse teatud määral. Ja mis projekt see oli? See on see Rural Voices 2030. Et see on üks Euroopa Liidu niisugune alam rahastusmeedet. Et kas Itaaliast ja Ungarist on see nagu rahastatud ja see mingi 3 või 4 riigil oli, kel oli võimalik sinna avaldusi teha ja siis Eestist oli võimalik kuni 200 raha. Ja, kuni 2 oli. projekti. Ja meie tiitel on ESTO 2, ilmselt ikka vist 2 projekti said või ma ei tea seda, ma pean küsima pärast, et kes see teine oleks huvitav teada. Ja üldse, kui palju neid avaldusi oli, et see oleks ka huvitav teada. Et see võtab meil päris suure mahu. Aga siis eks me tahame neid jooksvaid tegevusi ka teha, eks ju, et need kinoõhtud, mingid muud niimoodi seltskonnaõhtud, meie muidugi koosolekud ja siis, et meil Anari abikaasa on meil siis Põhja-Sakala valla kogukondade ja külade ümarlaua esindaja meil seal seltsi jaoks, et siis, et üks eesmärks oleks ka, et valdataks rohkem neid kogukondasi ja külaseltse nagu kuulda oma arenguplaanides ja asjades. Arengukava koostamises. Arengukava koostamises ja kõik seda jah, et siis jah, et meie enda oma kandi jaoks ka niimoodi, et siin praegu on et me peaksime natuke rohkem omavahel võib-olla ka räägima, et kes mida teeb, eks ju, et kirik teeb oma seda maja seal ja siis meie teeme oma asju ja meie teeb oma asju ja siis kool ja lasteaed teevad oma asjad, prooviks nagu neid nagu rohkem koordineerida, et me nagu üksteisele vastu ei töötaks või me ei prooviks sama asja pealt nagu saada raha või mis üldse, et siis nagu läheks paremini see asi, ma loodan. Aga et eesmärk oleks, et Kõpp oleks nagu niisugune vahva koht, kus elada ja tööd teha või ettevõtlust arendada. Ja et siia saaks kohale ja siit saaks minema. Ühistransporti siis, jah? Ja siit sõidavad suured liinid läbi, aga nad ei taha eriti siin peatuda ja siis pisemad siin sõidavad ka kuskile maale, aga mitte nagu niimoodi, et inimesed saaks maaelu rõõmu. Just. See on vist väga paljudes kohtades probleem, et see on ka Paides probleem. Aga samas et meil on neid projekte vaja rohkem kirjutada ja neid rahastust nende asjas, et mis plaanid nagu teil on või kuidas teie saate meid aidata? No arengukavast siin juttu oli ja meil on jaanuaris tulemas näiteks arengukavade koostamise koolitus. Meie jaoks. See on kolme maakonna siis vabaühendustele
ja siis veebruaris oli meil sõda kogukonnas on meil teemaks on ju. jah, see on nii-öelda omavaheline lisateema. töö pealkiri, et sõda kogukonnas, aga oleme nagu MTÜ konsultantidega täheldanud seda, et viimasel ajal, eks on sellised keerulised ajad laiemalt ka, aga on hästi palju konflikte tekkinud kogukondades. Et kus siis kas juhatuses omavahel või juhatus ja liikmed ei suuda kuidagi ühist keelt leida ja kokku leppida. Ja asjad lähevad päris teravaks, et püüame nagu selle ühe sellise koolitus praktilise seminariga natukene sellele teemale lahendust pakkuda, et siis konfliktide lahendamisele ja võib-olla ka paremale sellisele kommunikatsiooni ja info jagamist natukene õpetada ja selliseid praktilisi näiteid tuua ja ka praktikas siis läbi proovida neid võtted, et kuidas omavahel paremini läbi saada, et tühjast tüli ei tekiks ja ikkagi saaks koha peal kenasti sõbralikult koos elatud ja tegutsetud ja toimetatud, et need on meie kaks esimest sellist suuremat üritust. Paneme peagi välja ka info, aga kuhu Meierei unistab minna ja mida teha? No eks me soovime ikka jätkata sellise nagu avatud hoonena niimoodi, et meil ikkagi oleksid uksed lahti nii külastajatele kui kogukonnale ja soovime kõiki oma sündmusi siin laatasid kindlasti edasi korraldada ja võib-olla mõtleme veel mõne põneva sündmuse siin välja ja ongi ennem oli ka siin toidu tegemise juures juttu, et võib-olla ka selliseid toidu tegemise koolitusi siin rohkem teha, ja lisaks veel meil on siin praegu nagu kohvikuna, aga tahaks võib-olla, et meil tulevikus siin oleks võib-olla rohkem veel sellist nagu kaasaostetavaid asju, et selliseid kinke, mida nagu mööda sõites kaasa võtta. Ja Kõpu ka ikka, et oleks ikka maailma ägedaim koht. No sul oli see projekt, mis sa tahtsid kirjutada, et Kõpu läheks ilusamaks, eks ju, jah, et proovime siin natukene, et saada seda külaga nagu visuaalselt veel ilusamaks, et äkki saame suveks ja mingid lilleamplid postide külge ja et meil on siin ikkagi väga tihedalt läbi sõidetav koht. Aga meie oleme igal juhul abiks igas maakonnas, kui keegi mingisuguseid projekte juba välja mõtlema hakkab tegelikult, on ju, et siis võib juba ühendust võtta ja aitame mõtetega kaasa ja ka projektide kirjutamisega, nii et. Ja see meie kinge projekt sündis ju ka teie häkatlanud. Ja sündis. Ja meie üks mõtetest oligi see, et mida me nagu noortele välja pakkusime, et leida midagi sellist, mis siit sõidavad inimesed mööda, mis sunniks neid siin peatuma ja autost välja tulema. Et oleks ka nagu turismiobjekt. Just. Ja projekti kirjutamise koolitusel olite ka, nii et saite oskusi täiendada. Just, et see oli väga kasulik ja selles mõttes nagu hästi hea on olnud, et nagu kihvt oli, me panime Google Docsi, panime selle dokumendi, siis me kõik seal kirjutasime ja see oli nagu nii vahva vaadata, kuidas Kätrin ja Ann, kes on vilunud projekti kirjutajad niimoodi, seal lihtsalt tuli nagu niisugune tekst, et see oli nagu fantastiline. Ja see ikka käis siin ööl ja päeval meil see kommentaarid ja täiendamine. See lõpp, me saime ta just paar minutit ennem tähtaega raisime. Esitatud see proovaisus, et Analiga siin kahekesi tegime seda lõppu ja sina seal kaugustelt. Mina kaugustes, just. Tavaliselt nii on. Aga selles mõttes oli edukas, et aitäh abi eest. Jaa, just. Aga tore, siis mina ei tea, mina tahaks küll sööma hakata nüüd juba ja kõike neid maitsvaid asju maitsta, mis meil siin valmis said. Nii et soovime kõigile siis mõnusat aasta lõppu. Ja rahulikke ilusaid jõulupühi. Ja mis me veel soovime, et ikka kogukonnad elaksid. Ja hoiaksid kokku. Tulge kokku, hoidke kokku. Saage omavahel hästi läbi, olge sõbralikud. Ja kui ei ole väga sõbralikud, näeme veebruaris. Ja kes ei ole sõbralikud, näeme veebruaris. Ja siis uute
uute kohtumisteni. Ja tulge ikka Kõpust ka läbi, kui siit olete Pärnu poole sõitmas Viljandist. Või Pärnu poolt Viljandi poole, et Meieri on kohe tee ääres ja astuge sisse. Ja vaadake meie podcast'e ka järele. Just. Häid jõule. Häid jõule.